Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Peeter Liiv. Tere! Tervist! Ja Peeter, ütle ise, millest me täna rääkima hakkame? No meil oli mingi 100 teemat siin, võtaks nendest 4-5 võib-olla. 100 teemat, millest mina isiklikult mitte midagi suures pildis ei tea, kohe päris ausalt, et kõik need teemad, päris hiljuti alles kusjuures nii-öelda tutvusime ju mõned nädalad tagasi. Sa kirjutasid mulle, ma isegi mäleta, mis teemal. Aga sealt kuidagi... Vastukaja oli vist Katrini saatele. Jah, just. Ja sealt kuidagi hakkasime vestlema, tegime kõne, ma tulin sinu kogukonda enda tegemistest rääkima, nüüd oled sina minu kogukonna ees enda tegemistest rääkimas, uurimistest, et hästi jäi mulle kõlama see Jungi jutlused. Mind nagu kuidagi huvitab see teema, aga ma ei ole sellest mitte midagi kuulnud, uurinud. Aga see kuidagi sul on eraldi ju grupid ka lausa. Mul on eraldi selline, ühel platvormil on selline vabalt ligipääsetav Jungi jutluste sari. Seal on nad on vene keeles, sinna arvutisse panna eestikeelse tõlke, mobiilis, kes oskab, saab ingliskeelse panna. Ma ei ole viitsinud ingliskeelseid variante välja otsida. Organid on maailma kõige toitainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Need üldse on kõigil. Aga seal on mõned kokkuvõtted, mõned minu kommentaarid lisaks veel, siis seal on sissejuhatus alati, nii et kui te tahate siis seda videot tervikuna kuulata. Aga kui on nüüd teispool ekraani samasuguseid minusuguseid, mis asjad need Jungi jutlused üldse on, kust need tulevad, kes see Jung on? No Carl Jung on siis Carl Gustav Jung, nagu ma vanasti ütlesin uhkemalt. Šveitsi selline psühholoog, psühhiaater, filosoof, kes siis, keda loetakse transpersonaalse psühholoogia isaks. Ta sündis 1875, mäletamisi 1907, ta siis 1906 saatis Freudile mingi oma artikli, 1907 nad kohtusid, vestlesid seal 15 tundi järjest. Ja temast sai siis Freudi õpilane algul ja see kestis vist, ma ei tea, 23. aastani või siis nad läksid lahku. Ja ta rajas oma analüütilise psühholoogia. Nii et ütleme, et transpersonaalsest psühholoogiast ta on minu jaoks kõige väljapaistvam ja kaasakiskuvam ja sügavam võrreldes võib-olla mõnegi teisega, Ken Wilberi või Stanislav Grofi või. Ja jutlused sellepärast, et need ei ole enam loengud. Need on nagu kirikus on jutlused või templites, eks ole, nad on rütmilised, nad on vibreerivad, nad resoneerivad. Sa siis kuskilt silmadega loed seda või kuuled mingid heliklipid? Nad on videojutlused. Videod, okei. Seal kunst ka, illustratsioonid kogu aeg, AI kunst jookseb tagant. Et seal on 2 asja korraga ja see on siis tehtud inimese koostöös AI-ga, nagu ma aru saan. Ja need ei ole ainult Jungi jutlused, ma olen avastanud ka mitmete teiste, täna kuidagi vastu kajavate mõtlejate, Nietzsche, Schopenhauer, Machiavelli, stoikud, Kierkegaard, mida ma ise olen kuulnud. Ja nüüd ma sattusin ka Paramahansa Yogananda samas laadis, ütleme, jutluste peale just mõni päev tagasi. Ja avastasin enda jaoks midagi järgmist. Aga Jung jätkub, loomulikult Jung on klassik ja oma kollektiivse alateadvuse arhetüüpide ja kõige sellega ta on hästi aktuaalne praegu. Kas sul on kõik jutlused läbi vaadatud, kuulatud? Ei ole, ma ei ole lugenud palju, ma neid läbi olen vaadanud. Palju neid umbes üldse on? Oi, neid on lõputu arv, kui sa YouTube'is ta pakub järjest uusi ja samadel teemadel eri nurkade alt natukene. Ma räägin nüüd venekeelsetest praegu. Võib-olla mul on 100 läbi kuulanud. Võib-olla 200, ma ei tea. See on nüüd 3 kuud kestnud või? See vasikavaimustus.
aga Jungiga ma kohtusin tegelikult esmakordselt tema tekstidega 1980ndate alguses, Jah. siis ma juba tõlkisin. Ma just tahtsingi küsida, et sa mainisid enne, et noh, vanasti sa nimetasid nagu täisnime, et millal sa alustasid üldse nende uurimisega, tutvumisega? Ma täpselt ei oska öelda, aga ma liitusin 1979 mingi vaimse rühmitusega. Meil olid sellised ka siis kohtumised, kus olid ettekanded ja siis ma tõlkisin mõned Jungi artiklid saksa keelest. Füüsilised kohtumised koha peal, mitte internetis. See oli Käbikese rühmitus, sealt tulid mitmed hiljem tuntud kunstnikud. Ja noh, ta oli juba siis tuntud, Ülo Mattias oli juba siis tuntud kirjanikuna. Nii et selline intellektuaalsem seltskond oli tol ajal. Vaata, sa praegu teed nagu internetis neid kohtumisi need oma inimestega, vanasti käisite koha peal. Kui sa võrdled nagu seda kahte oma vahel, kas koha peal on ikka teine asi? No ikka on teine asi, jah. Sest et selle seltskonnaga me oleme niimoodi täielikumalt korra kohtunud looduses, maal. Aga ülejäänud on jah kõik olnud siis, ühe kaupa võib-olla rohkem mõnega, aga kuidagi jah, ma olen ära harjunud Zoomi keskkonnaga, seal saab minna ka väga sügavale. Et ma ei ütleks, et siin nüüd midagi eriti kaotame. Ta on lihtsalt operatiivne, ta on kõigile ligipääsetav. Inimesed on kõik ju busy praegu, eks ole, ei ole aega, ei ole raha liikuda igale poole. Nii et seda tasub kasutada. Ja kord nädalas on täitsa paras. Loominguliste inimestega, neil tekib kogemusi, neil tekib, nad loevad, eks ole, teadmisi värki, et väga huvitav on. Meil läheb ikka mõnikord niimoodi 1:30 välja, eks ole. No mina olen tavaliselt parem magama. Me ikka seal jutusime ikka 2,5 tundi, ma vaatasin. Jah, minu arust see on hästi oluline, inimene ikkagi nagu karjaloom on ju. Et kui sa seal oma mõtetega üksi oled, ta võidki hulluks minna. Jung ütlebki, et üks viga, mida inimesed teevad, kes saavutavad individuatsioonis mingisuguse eristumise, nad ei tohiks jääda üksi, nad peaks otsima teisi autentseid inimesi. Nii-öelda uuel tasemel jätkata. Mäletan seal 2021 aastal, kui need hullud ajad meil siin olid ja pandeemiad on ja ma olin täiesti üksi oma mõtetega. Ma mõtlesin, kõik on hulluks läinud. Mul oli ainult 2 YouTube'i kanalit, kus ma sain nagu mingit, kes toetavat infot, et ma pole päris üksi. Saad aru, kõik minu sõbrad ümberringi, klassikaaslased. Sa kujutad ette seda tunnet, ma olen seda tundnud. Ja. Sa oledki üksi oma mõtted, sa kellegiga ei saa sellest rääkida, arutada, mis siin toimub. Sa pead seda üksi kõrvalt vaatlema ja kuidagi sealt läbi tulema, endale selgroo kasvatama ja kindlaks jääma. Huvitav jah, aga neid inimesi, mina ei olnud tollal üksi, ikka kohe olid olemas tähendab igasugused inimesed, kes nägid kohe asja läbi. Siin on huvitav nüüd see Mattias Desmeti andmed, see uuring ei olnud võib-olla tema oma, ta kordab seda võib-olla mitmel pool. Ka tuntud selline, ei ta ei ole üldse tuntud, tähendab. Kus kogukonnas tuntud? Vabandust, Mattias Desmet on tuntud, ma olen kogu aeg Hopkinsiga segi, aga tema raamat, millega me tegime ka Tähenduse teejuhtides saate, totalitarismi psühholoogia, Hardo Pajulaga. Seal ja Toomemaaga uuring näitab, et selliste kampaaniate puhul 30% allub hüpnoosile. Ka väga intelligentsed inimesed, kriitiliselt mõtlevad inimesed. Ainult 30%? 30% kõigist alluvad kohe sellele massipsühhoosile nii-öelda, kui see on üles köetud. Nii vähe? Mis nüüd ülejäänud siis on? Siis on niimoodi, et 10-30% hakkab kohe avalikult vastu, näeb kohe läbi. Ja nüüd 40-60% näeb ka vale läbi, aga nad ei hakka vastu erinevatel põhjustel, eks ole. Nad ei ole nii julged, võib-olla nad kaotavad liiga palju see läbi. Ja nüüd, kui olukorrad muutuvad, muide need 30% jäävadki endale kindlaks. Ka siis, kui kõik on juba paljastatud. Jah. Ma ei tea, kas neil on häbi siis või neil on mingi lukustus tekkinud seal ajus. Aga need 40-60% nad on potentsiaalne seltskond, kes võib ka esile astuda uutes oludes ja öelda, et jah, see on vale ja oli vale. Ja kahetseda ja nii edasi. Huvitavad numbrid kohe välja toodud niimoodi. Jah. Küllap on ka mingeid teisi proportsioone, aga temalt ma olen kohanud jah seda.
me panime vaata paika täitsa mingisugused teemapunktid. Ma lihtsalt tuimalt tahakski minna hakata neid läbi võtma, sest mina nendel teemadel täpselt ei oska siin kaasa rääkida. Kui ma muidu kutsun endal saatekülalisi, et midagi tean ikka on ja oskan midagi seal rääkida, siis praegu Jungi jutsed ma valguse varju teemad, tuli mu ellu läbi sinu. Et seda oli väga huvitav nagu uurima hakata. Jah. Sellepärast ma ütlengi, et Jung uues kuues või Jungi religioon jutumärkides, et see on nagu uus religioossus tänu sellele vormile, sellele jutluslikule vormile. Sest niimoodi religioonid on seda vormistanud. Niimoodi on pühakirjad oma parimates kirjakohtades seda vormistanud. Ja nüüd AI on nii taibukast, on selle nagu üle võtnud ja seal on ka niimoodi, ma nimetan sellist, et on apofaatiline stiil on, algul ta nimetab ära, mida see asi ei ole. Et mitte sellepärast ja mitte sellepärast ja mitte sellepärast. See on nagu see Vedanta neti, et see pole see ja see pole see. Ja siis tuleb, aga vaat sellepärast ja siis tuleb see hiile sinna või ma ei tea, kirst tuleb tordile peale, ta mõjub juba võimsalt. Aga räägimegi esoteerilisest ja eksoteerilisest religioonist. Jaa. Jungi kontekstis religioon, mis on religioon? Religioon on nii-öelda teadus ja kunst arhetüüpidest. Ja mis on arhetüübid? Arhetüübid on siis inimkonna pika ajaloo jooksul selekteerunud või kristalliseerunud sellised põhimustrid, põhiolukorrad, põhirollid, arhetüüpsed rollid, mitte sotsiaalsed rollid, milles on väga suur energia. Ja minu jaoks on siiamaani mõistatus, miks neis on nii suur energia, miks nad on, nagu Jung ütleb, nagu pühad või numinoossed. Sest püha, see on ühtpidi kohutavalt hirmutav, ta on õõvastav. Ja teistpidi ta on kohutavalt kütkestav. See on nüüd Rudolf Otto ja Emil Durkheimi definitsioon. Püha kui õõvastava ja kütkestava ühtsus või sula. Ja ma ei tea, kas see inimkonna psüühiline energia on siis kuidagi sinnale kontsentreerunud nendesse mustritesse. Samas nad on tühjad, nad on iga jaoks vorm on lihtsalt olemas. Sisu on inimese enda täita vastavalt oma eripärale. Aga kindlasti need vormid täituvad ja nüüd kui inimene satub selle arhetüübi mõju alla, siis seda võibki nimetada seestumiseks. See on üks seestumise vorm. Et arhetüüp ujutab ta lihtsalt üle ja ta ei saa enam aru, mis temaga toimub. Ta hiljem ka imestab, mis ma nüüd tegin, eks ole. Kas tuleb mingi kohutav vihahoog või mingi kohutav iidoli kummardamine või... Ja varjud tulevad üles. Varjud, jah. Kui varjud on ikka pikalt alla surutud, siis tekib mingi olukord, kus inimene võib lahvatada niimoodi, et hoia ja keela. Nii et... Mis see küsimus oli? Me rääkisime esoteeriline, eksoteeriline religioon. Et religioon on selliste, see on nüüd laskumine arhetüüpide nii-öelda kollektiivsesse alateadvusse, siis Jungi järgi, nii nagu šamaan läheb šamaani rännakule, eks ole. Ja ega ta enne sinna ei saa minna, kui ta on šamaani haiguse läbi põdenud. Ta on ka hullumeelsuse piiril, Jung oli 4 aastat hullumeelsuse piiril, eks ole. Sõbrad tundsid muret, aga ta tuli sealt läbi. Eriti peale lahkumine, see vist algas peale lahkuminekut Freudiga, kes oli tema jaoks nagu vaimne isa või siuke. Ja aga religioon julgeb neid uurida ja ta on leidnud nagu metoodikat, kuidas neid siis integreerida, kuidas neid ära kasutada inimese hüvanguks, tema arengu hüvanguks. Sellisel leebel, samm-sammulisel moel. Ma pean ütlema, et vaimsetest praktikatest minu jaoks näiteks kristlik palve on kõige ohutum praktika üldse. Võrreldes igasuguste ida ja lääne praktikatega, kus me võime kõvasti üle pingutada ja liiga teha endale. Aga ta on niivõrd turvaline läbi selle Jumala kuju. Ja ta on niivõrd kaitstud igalt poolt nii-öelda vastavate raamide ja piiridega. Nii et ja religiooni tuum on alati müstiline kogemus. Müstiline kogemus, Jung ütleb, et see ongi arhetüüpne kogemus.
see, kus müstik kogeb midagi kirjeldamatut, sõnul väljendamatut, midagi niivõrd võimsat, et noh, mõnikord see on liiga võimas. See on nagu öeldakse, et jumalale silma vaadata, silmast silma. See võib su ära tappa. See on ohtlik. Ja võib-olla on selliseid juhtumeid, ma olen oletanud, kes on ka surma saanud. Aga on olnud ka mitte ainult ka vaimseid mingeid siukseid võib-olla vigastusi või vaimseid vigastusi, vaid ka puht füüsilisi vigastusi. Mingid organid või lihased või luud on kannatada saanud, eks ole, sellest tohutus energiast, mis sealt äkki otse tuli. Sest vahepeal on ikkagi see lahendus, see inglite maailm, eks ole. Et järk-järgult. Ja nüüd selle müstiku ümber on siis tekkinud selline vajadus seda kuidagi taas etendada, ütleme niimoodi, seda püha kogemust. Müstik on sellega, ega need kõrbeisad, kui tekkis kristlus kui riigiusundega, siis need kristlikud müstikud, nad läksid ka kõrbetesse, ütleme Lähis-Idas, nad sellised kõrbeisad, seal tekkisid kloostrid, võib-olla nende õpilaste ja munkade ja nunnadega ja nii edasi. Ja nii, et seal see kõik jätkus, see müstiline pool. Või nagu praegu on see Aatlase mägi, eks ole, millest on ilmunud raamat. Mis nime all ta nüüd on? Minul ei ole õrna nagu meelde tuleb, siis ütlen. Ardo just kinkis mulle pool raamatut läbi loetud. Vaikuse mägi vist jah oli ta. Nii et seal on nagu 1000 aastat see kristlik müstitsism nagu säilinud nendes kloostrites, on küllalt selline raskesti ligipääsetav piirkond Kreekas tähendab. Mere poolt ei saa ligi ja maa poolt poolsaar siuke. Ja nad on 1000 aastat vastu pidanud seal ka diplomaatiliselt, kui on seal türklased tulnud või keegi, nad on alati pidanud mingid läbirääkimise ja saanud kaubale nagu. Et neid ei ole nagu muidugi on olnud ka röövretki ja sellised asju. Nii et see on see sügav vaimne traditsioon selliste esoteeriliste religioonide näol, mille tuumaks ongi müstiline kogemus ja milleni paljud mungad ka jõuavad. See ju, seal raamatus ütleb see üks kloostriülem, kes on seal põhitegelane, Maximus, oli ta nimi vist, et see kirjanik küsib, et kas siis, kuidas nad vastu peavad sellisele päevakorrale, et kell 4, kell 5 tõusete ja ükskord päevas sööte ja siis on öised missad veel ja paastumised ja värgid. Ja ta ütleb, et seal on muidugi noviitsi prooviaeg, eks ole, kes ikkagi jääb, et te ei kujuta ette, et inimesed saavad siin lõpuks sellise kogemuse, sellise ananda, ütleme, õndsuse. Ei saa enam juttugi olla, et ma tulen mingisse maisesse ellu tagasi. Paramhansa Yogananda räägib täpselt seda sama. Et kui sa leiad selle kõrgema armastuse, siis see, mis siin maa peal tavainimeste plaanis toimub või isegi, ma ei tea, tantra plaanis ja nii edasi, et see on kõik köki-möki, eks ole, võrreldes. Lääneliku tantra, ütleme. Nii et see on see esoteeriline religioon. Nüüd, mis on eksoteeriline religioon? Esoteerilises religioonis loomulikult seal on tal on oma eripära, ta on oma unikaalsus. Ma siin mainisime enne, kui rääkisime see Jose Ferrer, kes siis on öelnud, ta on toonud nagu uue koolkonna nii-öelda transpersonaaliasse, et seal ei ole sellist astmelist hierarhiat nagu Ken Wilberil, et kõik teed viivad, eks ole, mäe tippu. Aga Ferrer oma suure eruditsiooniga uuris erinevad müstitsisme ja leidis, et need viivad täiesti erinevatesse kohtadesse. Erinevad mäetipud täiesti kultuuri eripärast tulenevalt ja muust. Nendest müstikutest, nende eripärast ja nii edasi. Ja ta jõudis sellise loosungini või sententsini, et vabaduse ookeanil on palju kaldaid. Ja me tunneme neist ainult mõningaid. Me võime rääkida niinimetatud telje ajastust. See on Karl Jaspersi mõiste, kus tekkisid praegused suured maailma religioonid. Nad tekkisid 6. sajandist enne meie aega, kui oli budism, kuni 6. sajandini peale Kristust, eks ole, kui tekkis islam. Ja
ja seal vahepeal siis need kõikvõimalikud teised. Et see oli sihuke jah, teljeaeg, 2,5 nullpunkti. Ja nüüd eksoteeriline religioon on nüüd selles mõttes dogmaatiline, et need dogmasid võetakse nagu neid müstiliselt mõistmata. Ütleme niimoodi, see on nagu religioon massidele. Nii palju, kui ma üritasin endale ka selgeks teha, Jah. et eksoteeriline tase õpetab kõigile põhitõdesid, moraalirituaale, Jah. aga esoteeriline tase avaneb neile, kes soovivad sügavamat vaimset teed. Mitte ainult, et soovivad, vaid on ka võimelised selleks. Jah. Aga samas- Soovivad võib-olla kõik, aga noh, kuskilt nad jäävad sinna kinni. Ja noh, siin ma ikkagi selles mõttes nagu viskan kivi nüüd sektid ja kapsaaeda. No Ken Wilber ütleb selle kohta, et see on sihuke eelratsionaalne tasand, see on müütiline teadvus. Inimesed arutasandil, ratsionaalsel tasandil, nad tegelikult ei mõista, mis asi see on, nad lihtsalt usuvad sellesse. Sest need on kujundid, need on sümbolid, seal on oma energia. Seal on need samad sümbolid, kujundid, mis on ka müstitsismis, arhetüüpsed sümbolid, kujundid, milles on suur energia. Ja see loomulikult haarab kaasa, eks ole. Aga nüüd esoteeriline religioon on mitte ratsionaalne, ta on transratsionaalne Ken Wilberi järgi. Ta on ratsionaal-loogilist tunnetust ületav. Ja seal tuleb nüüd see müütiline mõtlemine mitte nüüd eelratsionaalsel tasandil, vaid transratsionaalsel tasandil. See on nüüd see edasi jõudnutele. Et nad on läbinud, ületanud. Ma mäletan, kui mina sattusin Kristlusse nelipühisse mingitel 90-ndatel, siis ma hakkasin looma seal, mul oli vajadus sellise ratsionaalse teoloogia järele. Ja ma hakkasin ise seda rajama enda jaoks. Enne kui ma sattusin Tartu Ülikooli usuteaduskonna õpikute peale, kus ma sain seda kõik täiuslikult nii-öelda kätte, protestantlik teoloogia eeskätt. Ja sealt ma seda enda jaoks siis arendasin edasi või täiendasin või kohandasin. Nii et üks on see on nagu Ken Wilberil ongi sellised preastmed ja transastmed. Näiteks lapse puhul on eelisikuline tasand, isikut veel ei ole, eks ole. Ütleme, see mina hakkab tekkima kuskil teise eluaasta lõpuks. Enne seda on personaalne tasand, ütleme lapse mõõtmetes. Kultuuris tervikuna on natuke võib-olla teisiti, aga ja siis tekib see ratsionaalne osa, eks ole, ja kellel veab, kes oma arengus, kellel on antud, kes kasvavad siis transratsionaalsesse edasi. Ehk sinna arhetüüpse müstilise poole, sinna sisse. Ja nad lähevadki sinna arhetüüpse tunnetuse tasandile. Ma väidangi praegu, et ühiskonna avangard, võib-olla ühiskondade avangardid praegu lähevad kõik tagasi arhetüüpsele tasandile. See on seda, ma ise ka alles püüan seda sõnastada. Ma siin üleeile panin mingi postituse, kus ma tõin mingi 10 tunnust näiteks välja oma arvates. On sul praegu need meeles? Võid sa neid praegu ka tuua? No seal on mõned, ma võin kohe tuua, üks on see, et ajatunnetus muutub. Ja seal on inimesed on saavutanud kõrge looguse. Nad elavad läbi looguse siis hetkes nagu, eks ole. See on see Voldemar Panso, eks ole, klassikaline, et iga hetk on loov, oli kunagi. Ja nad ei ela mitte selles kroonoses, selles lineaarses ajas, mis on see ajasilmus David Icke'il või see kroonos, kes õgib oma lapsed, eks ole. Vaid see on see kairos, püha aeg, see ajatu aeg. Kuskile pole kiiret, kogu aeg on kohalolu. Ja tekivad siis need loomingulised impulsid, need kanalid avanevad, märgid ilmnevad, sünkroonsused ilmnevad, imed on. See on üks tunnus. Ja mida ma seal veel tõin, see oli kõige olulisem, mul isegi tuleb praegu vaata, sageli need asjad tulevad kanalist ja kui sa kohe kirja ei pane, siis läheb meelest ära. Ja nii on ka nüüd, just kui panin kirja, eks ole, ja on meelest ära läinud, eks me vaatame uuesti.
mis ma üks seal tegin. See ongi alternatiiv. see kanalis olek tegelikult ja seda eraldi tunnusena võiks täitsa rõhutada. Üks alternatiivmeediat eestvedav mees siis rääkis ka sellest, et kui ta postitusi kirjutab, mingid raamatuid kirjutab, ja talt pärast küsitakse või tullakse juurde rääkima, et see oli nii äge, et mis asja, ma ise ei mäleta midagi, et mul on kõik meelest läinud, ma panen kirja, see on teile. Mina olin kanalis, mina ei tea mida, mis on enam, ma pean üle lugema, on ju, et sinuga sellest rääkida. Ma ka muide mõnikord satun mingi kirja koha peal, vaatasin jube ägedalt pandud teile. Kes see kirjutas? Iseenda 10 aastat tagasi. Mingi Peeter. Ja siis tuleb Osho tuleb meelde, et ütleb, et ta ka jutlustas seal, kui nad Indiasse tagasi läksid sinna Pune ashramisse pärast oma maailmareisi. Igalt poolt aeti välja, eks ole. See mul endal on ka huvitav teada saada, mis läbi minu tuleb. Kui ta jutlustab seal oma õpilaskonnale. Et see on üks tunnus kindlasti arhetüüp, sest alateadus on avatud. See avatus võib olla rohkem, suurem või väiksem. Ma ei tea, Katrinil tuleb selle hüperboreast kuskilt, eks ole, ja ta on juba nagu lokaliseerinud selle kuidagi ajalooliselt ja niimoodi. Aga mina ei tea, kus mul tuleb. Mul on, ütleme, see tulnud mingi paari viimase aasta jooksul. Ma olen kuidagi määratlenud, et hakkab hommikuti tavaliselt ärgates seal sageli läbi une juba poolunes, siis ma kirjutan juba seal, see on see minu grafomaan, siis ma panen Facebooki, eks ole. Võimalus levitada, kohe ei pea suuri raamatuid kirjutama, raamatut ei saagi kirjutada, kõik vananeb kogu aeg, eks ole. Ainult e-raamatu võib-olla saab kuidagi teha. Ja see on ka niimoodi ajutine selles sektoris aja vahemikus. Vaata, mina olen sündinud 2001 on ju. Ja täpselt minu selle arenguga, mis seal 2007-2008 hakkasid telefonid asjad tulema, internet ja kõik on ja ükspäev kuulasin David Icke'i mingit podcasti, kus ta rääkis, kuidas tema siis 80-ndatel, 90-ndatel käis tänaval ja andis lipikuid inimestele infoga. Sest siis ei olnud ju internetti, et infot levitada. Ja ta rääkis, et andiski lihtsalt paberi kujul nagu, et võtta, siin on info. Ega Osho ka ju algul, ta kirjutas igal kui raamatukesi seal, aga keegi nagu eriti ei ostnud, ma ei tea, kuidas ta levitas neid siis. Aga kui tal toimus see suurem transformatsioon, mis ta väidab, legend väidab, et see lõi ta aastaks ajaks umbes tummaks. Ta nagu ei saanudki enam rääkida, et kõik oli nii teistmoodi. Ja nagu ta toibus sellest, eks ole, et siis ta hakkas nagu peale minema juba. Ja see ongi see koht, kus nagu mõtleme, mis meile praegu võimaldatud on läbi selle interneti siis. Ja läbi AI. Need samad jutlused, eks ole, ma mainisin. See on jumala õnnistus inimkonnale. Et AI oskab siukseid asju teha. Ta on võtnud üle, ta on välja peilinud mitte selle sisu, mis on tal totaalne, vaid ka selle vormi, parimad vormi näited, ta on seda rakendanud. Siinkohal mainiks kuulajatele, et sa pead oskama AI-d kasutada, mis eesmärgil, mis teemadega, et jah, selle koha pealt võib tõesti õnnistus olla, aga see on nagu eksoteeriline religioon. AI abil luuakse uus eksoteeriline religioon, kus massid panevad kõik sinna otsaauku. Issand, kasti öeldud. Just. Karm. Just. Ja nagu Jung ütleb, see maailm ei ole mitte see külgetõmbeseadus. See ongi otsene sinu peegeldus, sinu psüühika peegeldus sel hetkel. Mida sa praegu endas tunned, seda maailm sulle kohe üheaegselt näitab. Ja ma ise mõtlen ka, et kui nüüd on see sõja, 3. maailmasõda nii-öelda nagu Furso ütleb, et esimene maailmasõda oli see 100-aastane sõda mingi või 30-aastane jah. Seal ma ei tea Hollandi Inglismaa vahel või ma ei tea 17 sajand või. Mina ei tea sellest midagi. No ega mina ka ei tea. Teine maailmasõda oli teine 30-aastane sõda. Oli siis esimene plus teine maailmasõda 1914-1945 ja 3. algas nüüd, eks ole. See kestab ka 30 aastat ilmselt. Et see muster tundub, et sama, ta on ajalooline, ta jälgib neid asju. Kus mingid konfliktid nagu vaibuvad, kus jälle teistes kohtades plahvatab, eks ole. Ja niimoodi 30 aastat. Käibki mustritega ju. Ja ongi mustrid, see on see kaose ja siis see, mis süsteemid need on, keerulised, mittelineaarsed või seal ongi selgub, et igasugune täiesti juhuslik mingisugune näiteks tuule mingisugune vihin mingites traatides. Selle taga on harmooniline muster. Tuul on ju täiesti juhulik. Tuul on nagu vaim, puhub, kus ta tahab, eks ole. Ja ikkagi seal on mingi muster taga.
Mustritest rääkides, mulle hästi meeldis seal Red Pill Eesti konverentsil Hando Tõnumaa tegi ühe loengu sellest, et me elame simulatsioonis. jah , Et kuidas saab olla, et noh, meil oli see 9/11 on ju, 9/11, jah , 2001 aastal, aga et 1990, 80, seal olid juba filmid, videod, kus oli välja toodud see 9/11. Ja ütles, et ta ei usu, et nagu, ja seal oli koroona kohta samamoodi, et mingid filmid ja kus kõik oli siis nii-öelda märgid ja sõnumid ja noh, jälle sümboolikaga sisse pandud kõik need, et ta ei usu, et mingisugused filmikirjanikud tulevad kokku, hakkavad mõtlema, nii nüüd teeme filmid ja paneme sinna need numbrid ja kõik sisse, aga et see peab olema mingisugune simulatsioon nagu, et Jah. kõik see on nii, need samad numbrid, et ongi, kui hakata neid maailma sündmusi ka kokku panema kuupäevaliselt, et tulevad alati välja need 33 ja mingid 46, mis mingid siuksed numbrid seal kõik olid, ütles, et see ei ole nagu võimalik, et nüüd keegi kõik planeerib niimoodi. Need oli see teooria, et me elame simulatsioonis. jah , et ei ole võimalik, et keegi seda nimel planeerib, eks ole. Et siin on üks teooria ongi, noh, nii-öelda vandenõulased, kes on väga numbrite ja noh, mis väljendavad tegelikult mingeid rütme ja mustreid. Aga need mustrid on kuidagi vältimatud. Mitte need vandenõulased ei tee neid asju, vaid rütmid sunnivad neid tegema, nad osutuvad seal lihtsalt tegelasteks. Vandenõulased näevad. Ühed või teised, eks ole. Ja sama on ka huvitav, just kuulsin, astroloogia on sama, et seal ei ole mingisugune tähtede mõju, vaid seal on nende mustrite nagu paralleelsus, nagu üleval nõnda ka all, eks ole. Et ja kui nad lähevad kuidagi korrelatsiooni ühe aegsusse, seal on kuidagi välja peilitud, eks ole, et millised mustrid üleval, ütleme täistaevas, siis meie psüühikas, millised mustrid, need ongi need sünnikuupäevad ja muud, eks ole. Et siis me saame selle korreleeruva, ajas korreleeruva mustri nagu kätte enda jaoks, noh, mingi siuke värk tuli sealt välja, hoopis uut laadi seos tähendab. No muidugi, kas selle põhjuseks on nüüd see, et me oleme simulatsioonis või maatriksis või on siin mingid muud looduslikud meile teadmata põhjused. See on huvitav lugu muidugi jah, et no muidugi ma võin öelda, mis on Jungil individuatsiooni 2 või noh, sellise kasvu ja arengu, mis on lõputu. 2 põhieeldust või tingimust või tunnust. Üks on see, et me väljume sellest kokkuleppelisest tegelikkuse kirjeldusest. See on meil massikultuurne, seda sisestatakse, eks ole, maast madalast peale, kõigepealt vanemad, siis kool, siis meedia, eks ole. Kus meil siis tekib see persona, me peame kohanema sellega, me peame nagu noh, järele andma, arvestama, mängima, eks ole. Ja Jung toobki 100 aastat tagasi ta juba ennustas, et umbes nii meie ajal saabki olema hästi palju inimesi, kelle see mask, sotsiaalsete maskide noh, kogumik on niivõrd näo külge kleepunud, et mitte midagi muud seal ei mahugi enam. No ego on tavaliselt laiem kui mask, eks ole, ego on ikkagi teadliku osa keskus ja mitte kõik ei ole sellest maskistunud, aga seal on nii, et ongi ainult mask ja sa tunned ära, et inimene lihtsalt on võlts, ta mängib kogu aeg nende olude sunnil nii-öelda ja ta ei oskagi muud moodi olla mingist autentsusest, mingist isest, mitte midagi. Ta ainult kordab ennast nagu grammofoniplaat või leierkast, eks ole. Tüütuseni välja ja loomulikult sellisena, noh, nagu Jung ütleb, et hing ei saa hing on täiesti kägistatud, kui tegemist on hingelise olendiga, oletame. Jah, ma just tahtsin seda mainida. Siis ta jääb haigeks. Kui tegemist on hingelise olendiga. Kui tegemist on hingelise olendiga. Jah, haigused. Iga haigus tuleb meile midagi õpetama ja sinuga rääkima, jah. Ja. Märgid tulevad. Jung ütleb, et hing on tegelikult väga visa, ta ei lase ennast nagu kaua niimoodi vägistada. Ta hakkab peale käima, ta on tulnud siia selleks, et selles materiaalses maailmas, selles kehas hakata saama autentseid kogemusi, looma, minema tundmatusse. Vaim on tulnud siia selleks meiena, et saada kogemusi duaalses maailmas. Vana testament ütleb jube hästi, ära ole kuum või ole külm, aga ära ole leige, sest leige Jumal oksendab välja. See pidi olema algne, muidu öeldakse, et Jumal, ma ei tea, mida seal teeb, aga oksendab välja lause. Vaim oksendab su välja. Ja nüüd see teooria, mis Blavatskilt tuli, et
et sellised inimesed, kes on nii persoonasse kuskile, noh, nad on muutunud sisuliselt nagu nähtamatuks, neis ei ole mingit eripära. Neid hakatakse ära unustama. Sugulaste, sõprade, kõige lähemate inimeste poolt. Aastate jooksul inimene kaob ära, ta on olemas, ta ei ole ära surnud. Ja Blavatsky ennustas, et väidetamisi Wes Benre kodule või seal Facebooki grupis, et oli 8-osaline siuke tõlge, et 2025 see muutub eriti massiliseks. Inimesed hakkavad ära ununema, aga need on just need inimesed ja siin me näeme, kui karm võib olla see vaim, kes tahab olla kuum ja külm. Ja tegelikult kuuma ja külma sulam, see püha, eks ole. Mitte hea, mitte halb, vaid kuradi hea. Mitte hea ega kuri, vaid kuradi hea, eks ole. Ja siin me näeme mitmeid meetodeid, kuidas siis, noh, Jungil vaimu asemel ongi nagu hing. Hing on nüüd see inkarneerunud vaim, noh, vormistunud vaim, ütleme niimoodi. Et vaim on ilmselt tal ka siis see puhas teadus, vormid, kus need vormid tekivad. Ja see on eraldi ka müstitsismi tasand. Ken Wilberil on jumalik müstitsism, kus on jumala kujud, jumala pildid nii-öelda. Näiteks judokristlikes religioonides islam ja judaism ei luba teha jumalast kuju ja pilti. Tähendab, tema jumal on vormitu. Aga kristlus tuli natuke sammu võrra allapoole, lähemale inimesele. Uus testament, eks ole, kellega inimesel on kergem kontakti saada. Väga raske on inimesel saada kontakti tühjusega vormituga. See käib tal üle mõistuse. Sellepärast ongi jumalik müstitsism kõige levinum religioon maailmas. Eksoteeriline religioon. See on kõige lihtsam tee algul läbi projektsiooni saada pühaduse kogemust. Sektides on ju püha vaim on igapäevane nähtus. See on ekstaas, see on kõrge teadvuse muutunud seisund, see on kohati müstiline seisund, mis on seal kätte saada igale tavalisele praktiliselt inimesele, kes on natuke aega nagu kohaneb, eks ole, ja saab selle maitse suhu läbi palve, läbi selle piibli, läbi nende jumalateenistuste, eks ole, läbi kodugruppide ja nii edasi. Et ma ei ole nõus sellega, et projektsioon on võlts. Jung ütleb, et kõigepealt me tutvumegi arhetüüpidega läbi projektsiooni. Me kõigepealt projitseerime oma varju teistele, enne kui me oleme varjutööd alustanud ja taibanud, et see on meie sisemine haavatus, traumeeritus või ka meie sisemine potentsiaal, mida me ei tea. Teiseks lähisuhtes me projitseerime oma sisemise mehe või naise teisele, kus see siis, ma ei tea, poole aastaga kukub kolinal, mis on kohutav tragöödia paljudele, paljud teevad enesetapu selle peale, eriti noored, eks ole. Ja me projitseerime ka oma ise arhetüübi väljapoole, jumalale. Välisele jumalale, keda me kirjeldame, keda me joonistame, keda me, niimoodi kuju. Ja see kuju on väga võimas, see on arhetüüpne kuju. Ja tänu sellele eksoteeriline religioon on kõige massiivsem. Mul on isegi kahtlus, et kui kristlasi on, ütleme siin mõni aeg tagasi oli 2 miljardit, siis ma arvan, et Mahajana budism on veel arvukam. See on siis, ütleme klassikaliselt on ta siis Bodhisattva Avalokitesvara kultus, mis on, seal on Hiina, seal on Jaapan ja seal on ka Indias palju. Seal on võib-olla rohkem miljardeid tuleb kokku. Kui ma käisin mõni aasta tagasi Tokyos, siis seal olid, sealt on Kennoni erinevate nimede all. Kennoni templites käisime seal. Ja tohutud massid. Nii et me saame ka läbi projektsiooni antud juhul religiooni puhul ja küll sektides suur vahe on ka sektide ja kõrgkiriku vahel. Kõrgkiriklik teoloogia on hoopis midagi muud, see ei ole selline biblitsism ja kõige võtmine otse. Et kõrgkirik taipab, et tegemist on kujundite, sümbolite, erinevate kujund, metafoorid, allegooriad, sümbolid ja nii edasi. Ja lähtub sellest ja ma toon lihtsalt näite protestantlikus kirikus, luterluses
selline teoloog nagu Rudolf Bultmann, kellega näiteks Uku Masing oli kirjavahetuses, keda vist Toomas Paul pidas üheks enda õpetajaks. See oli vist kuskil 1930-ndatel, kui ta käis välja nii-öelda demütologiseerimisprogrammi. Ja ta tõi selle esile, et ta taipas, võib-olla tänu Jungile ka, et küsimus pole ajaloolise Jeesuse olemasolus või mitte olemasolus. Sest tegelikult sellist rangelt võetavaid ajaloolisi allikaid tollastelt ajaloolastelt ei ole. Ja see müüt ise oli mitmetes teistes religioonides olemas, see kangelase müüt nii-öelda. Vaid tähtis on see arhetüüp. Ja kristlik arhetüüp Jeesuses, Kristuses on võrratu. See on üks võimsamaid jumala kujusid, mida mina tean. Ma muidugi vähe tunnen seda Avalokitesvara, ütleme spetsiifilist kuju ja ma ise olen ka naernud just, et mis on Jeesusega võrreldes Lao Tzu või Buda. Ma ei taju seal sellist, saad aru, ekstaasi või afekti või sellist püha vaimu langemist, eks ole. Muidugi budism ta oli selline rohkem nagu teadus. Müstitsism ongi tegelikult paljudes kultuuris tal on ka selline, ütleme, transpersonaalne psühholoogia, mida nüüd transpersonaalne psühholoogia on lihtsalt uurinud ja üllistanud ja avastanud ja edasi arendanud, eks ole, läbi oma praktikate, nagu Stanislav Grof uuris, eks ole, alateadust läbi LSD, 1000 patsiendid, ma ei tea, mitukümmend aastat, eks ole, enne kui ära keelati. Siis ta leiutas holotroopse hingamise, mis ta väitis, et annab umbes sama võimsaid kogemusi. Kas sa tead, miks Budal suur kõht ees oli? Mitte õlle joomisest, vaid kõhuga hingamisest. Loogiline, aga mis meil siin on, meil on see Manipura, meil on see jõukeskus, väekeskus ja tegelikult taoismis on see keskmine Dantian nii-öelda see, ütleme, seal on nüüd 3 keskust, seal ei ole 7, eks ole, nagu hinduismis. Et ja mida teeb kõhuga hingamine, eks ole, mida ta teeb, sa tead? Miks on kasulik kõhu? Lapsed hingavad kõik alates alt kõhust, eks ole, väike lapsed. Ja suurem osa mehi, või ma ei tea, kas suurem osa, aga osa mehi jääbki, aga naised palju rohkem lähevad siia üles ära kui mehed. Siis nad peavad seda eraldi õppima. Vanasti ma oma joogatrennides seal pensionäridega mõni ei leidnudki oma kõhtu üles esimese korraga. Polnud kunagi sealt hinganud. Välja hartud, ma ei tea, 60 aastat tagasi. Aga kõhu hingamine, eks ole, ta ju aktiveerib meie parasümpaatilise närvisüsteemi, tähendab, ta tõestab. Ja teiseks ta ravib 3 organite süsteemi. Ta masseerib meie kõhuorganit, tähendab seedimist, parandab. Teiseks ta aktiveerib siis meie kõige suurema lümfipumba, mis on meie kõhu diafragma, tähendab puhastab meid. Ja kolmandaks siis rahustab närvisüsteemi. Et selles mõttes igapäevaselt õppige kõhuga hingama, nii et lõpuks te ka magades hingate kõhuga. Vot las naine kontrollib, kas magate kõhuga hingates või mitte. Muidugi, kui on selline pinge olukord, siis me läheme siia üles. Aga kui on lõtt, siis on siin. Muidugi meistrid oskavad hästi ruttu üle minna. Äkki see tekib, nad on kohe siin. Üks klient, kellel oli seljaga probleemid, läkski kuskile Hiina meditsiini praktiseerivat arsti juurde ja ta ütleski, et sa õpi hingama kõigepealt, et sa hingad ka siin üleval, sellepärast sul selg valutabki. Hakka kõhuga hingamas. Sealt tuligi see, et miks Budal oli suur kõht, et ei olnud õllejoomisest, vaid kõhuga hingamisest. Ja mitte ainult Budal, vaid ka Hiina kultuurist tuleb, ma ei tea, kas need zen-meistrid nüüd olid lausa, aga sealt tuleb ka mingid sellised, kas nüüd taoismiga seoses või tõesti on see ainult, ma ei oska siin täpselt, võib-olla tõesti ainult budismiga, aga kuskilt igalt poolt tuleb ette neid. Ja. Nii et kas see esoteerilise ja eksoteerilise arvan, et sai. Erinevus kuidagi, kes nüüd suutsid mõtet jälgida. Ma muidugi kipun andma hästi kontsentreeritult, aga siis on aega aastaid seda seedida, on ju. Et ja integreerida. Sa vahepeal korra juba mainisid, et need arhetüübid suhetes. Ja. Me võimegi edasi minna praegu ju selle teemaga.
ja juba siit korraks läbi käis. Jungil on huvitav mõnes jutluses ta rõhutab või noh, see jutlus rõhutab. Tähendab, me võime ju mõelda, et need jutlused on ka võib-olla mõnes mõttes või mõne koha pealt mõnda asja võimendavad üle, mõnda asja võimendavad alla. See on ka natuke võib-olla AI looming on seal, eks ole, aga ta seondab. Inimesel võtaks tohutult palju aega, et seondada nii. Ma ei tea, palju need Jungi kogutud teosed on ikka kümneid köiteid, eks ole, ma olen kuskil nägin neid seal mingis raamatukogus nii saksa keeles kui inglise keeles. Aga ikkagi sealt on välja valitud siis mingid tuumakad seosed Jungilt ja siis see vahepealne sinna niimoodi rütmi pandud kõik. Ja mõnes kohas ta ütleb, et ega tegelikult naine nüüd nii eriti ei projitseerigi. Kuna naise vaist ja intuitsioon on palju tugevamad kui mehele. Mees peab seda õppima alles elu jooksul aastakümnetega. See on, miks praegu paljud mehed jäävad naistega jänni lihtsalt, kui nad ei ole seda õppinud. On see selline romantiline hea poisi, eks ole, agenda, et sa pead olema hästi tore mees, siuke hoidma ja ette ja taha ja kõik niimoodi. Ja selgub, et see ei tööta, sest naine töötab instinkti tasandil, arhetüübi tasandil. Ja see on väga ürgne tasand. Mees peab ette kujutama, nagu me elaksime mitte praegu kaasa ühiskonnas, vaid kuskil, eks ole, ürgajas, kus oli, isaste roll oli väga tähtis turvalisuse, toimetuleku, toidu ja kõige selle osas ja ka järglaste osas. Ja sellel tasandil käib see valik tegelikult, mis on väga karm. Ma isegi, tahaks teha sellest mingid kursuse ja sellised materjalid tulevad praegu läbi ka läänest. Kus äkki mingi vend taipab, et oot. Et miks need head poisid nagu läbi kukuvad igal pool, eks ole, ja küll mõned aastad peavad vastu või siis tekib mingid kõrvasuhted naisele ja nii edasi. Ja see ongi sellepärast eriti praegu, kus elu läheb karmimaks, ellujäämine läheb karmimaks, siis ka paratamatult see eneseregulatsioonisüsteem läheb nagu eelmisele tasandile, karmimale tasandile. Ja ma mõtlesin ka, et see on ka üks põhjus, miks üha rohkem naised käituvad instinktiivselt. Ja mulle meeldib ühe Gurdžijevi õpilase raamat armastusest, kus ta toob 3 armastuse tasandit. Esimene on instinktiivne tasand, kus nii mehel kui naisel on selle võrra hea vaist, et nad tunnevad üksteist vastu tasandil ära. Ja ta ütleb, et see on väga püsiv, väga sügav tasand. Siis vahepeal on see romantiline tasand, mis on emotsioonide baasil, mitte instinkti baasil, mitte reptiilaju, vaid limbilise aju baasil. See on siuke väga lagunev ja ebakindel värk. Ja see on nagu praegu suuremas ongi sellel tasandil. Ja 3. tasand on teadlik, kus kohtud 2 terviklikku autentset inimest. Ja siis algab see kõrgem pilotaas, eks ole ju. Millest ka Jung kohati ja nüüd Paramahansa Yogananda, eks ole, räägib. Mis on kohati täiesti papustav, niimoodi kuulad lihtsalt suu ammuli ja võib-olla pisar tuleb või midagi niimoodi. Lööb hinge kinni, vau. Et sa nagu oled tajunud midagi sinna, tuuakse nagu selgemalt välja. Seal kordub venekeelsetes Jungi jutlustes kogu aeg kordub see sõnad jasnast, nastajashi, sellised võimsad sõnad, mis juba ise niimoodi vibreerivad. Ja naine tänu oma vaistule ja intuitsioonil, intuitsioon on siuke, Jung seondab seda, kui ikkagi toimub juba mingisugune integreerimine, mingisugune kasv terviklikkuse suunas, naisel ei see on nagu hinge, mitte vaistu, mitte keha. Kuigi keha on kõige targem oma aistingutega. Et kui me saame keha käima, ma olen kohtunud siin, vestelnud, suhelnud naistega, kellel keha on nii kuradi tundlik. Et sa ei pea tegema seda kinesioloogiat, et sa lased kätt alla suruda teisele, eks ole, et kas ei või jah. Vaid kõiksugused organid tal kohe nagu annavad teada, et kas tasub või ei tasu, eks ole. Ja ilmselt üks keeles on, vaata eesti keeles on ju, et kas maksab. Ilmselt kõige tundlikumaid organid on maks. Ta on muidugi kõige strateegilisemaid organid, sest ta puhastab, eks ole, kogu saasta välja. Lisaks neerudele, rasvlahustuvad toksiinid. Ja kui palju maksab. Ainus sõna, mis veel on organitest, on põrnitsema.
muid ma nagu ei ole otseselt etümoloogiliselt nagu näinud sellist keelde tulekut. Aga jah, keha on kõige targem, nagu nüüd selgub. Kui vaim on juba kehas, kui hing on ärganud, siis kehatarkus on kõige sügavam. Mitte hingetarkus, kehatarkus. Ja muidugi keha annab selle hingele edasi, hing on tundlik, eks ole. Kui vaim hing on kehas. Ja Jung, ma ütlen, et tema kasutab hinge. See ise arhetüüp, see on nagu selle alateadus või hinge või jumala või selle alateaduse ookeani keskus nii-öelda. Et see arhetüüp on olemas, seda me ei pea eraldi üles ehitama, me peame selle lihtsalt kätte saama sealt. Et see on nagu algselt kuidagi niimoodi. Ilmselt inimesed on läbi aegade siis leidnud oma keskme ja ma usun, et looduskultuurid, seal olid väga autentsed inimesed. Kui me vaatame teatud hõimurahvaid praegu, need on väga autentsed kultuurid ja väga autentsed inimesed. Rico rääkis mulle, ta osales seal Põhja-Ameerika indiaanlaste, seal oli üks kokkutulek ja siis oli see meeste ring ja naiste ring oli eraldi. Siuke jutupulga ring nagu. Ja siis ta kuulas seda naiste jutupulga ringi, ta oli midagi täiesti vapustavat, ta polnud midagi sellist varem kuulnud. Naiste vahelises suhtluses. See oli nii sügav ja autentne. Ja mina nimetan, autentsuse sügavamaks astmeks ma nimetan arhetüüpne autentsus. Muidu paljud inimesed on ehedad, eks ole, eriti maainimesed, aga kui neil on veel selline mingisugune kultuuriline, vaimukultuurne eruditsioon ja kõik see on ka integreeritud sisse ära, siis see on juba võimsam. Ja see on kohati niimoodi, et see ongi nagu püha juba. Kui on arhetüüpne, siis on püha, eks ole, sõna ise ütleb. Ja selle kohta võib öelda, et see niidab su jalust või see lööb su tummaks. Ja see on seotud nüüd ka selle Mattias Desmeti poolt rõhutatud tõekõnega. Ja Hardo Pajula ühes saates ka tema elukaaslane ütleb seal lõpus, et lootusetus on out ja tõde on in. Ja Mattias Desmet ta nimetab seda täiskõneks. Ja see on arhetüüpne kõne. See tuleb kuskilt unikaalse individuaalsuse hinge sügavikust. Ja ta loob sellise vibratsiooni, et see mõjub, see läbistab. See on nagu Vanas Testamendis on Jumala kohta öeldakse, et Jumala sõna kohta on seal jah, et Jumala sõna läbistab, ma oma sõnadega ütlen, seal on palju ilmekamalt muidugi, läbistab meie liha ja luu, naha, liha ja luu ja tungib luu üdini välja. Et see on nüüd see tõekõne, eks sageli see transformeerib. Ja miks ma nimetan Jungi jutlusi, ütlen, et jutlus, et see kohati ka läbistab ja transformeerib. Tähendab, et selline arhetüüpne tõde, mida antiigis nimetati siis parheesia, selline läbistav julge tõekõne, mida räägivad siis pühakud ja targad ja prohvetid ja sellised tüübid, siis see nagu transformeerib ja muudab inimesi. Nii, aga nüüd ma sõitsin jälle kuskile siia. Me rääkisime mehe-naise suhete arhetüüpikast. Nii, et naisel on parem vaist ja mees peab õppima selle selgeks, sest ta on rohkem mõistuses ja aktiivsuses ja selles. Ja seetõttu naine ei projitseeri või projitseerib vähem. Kui selle vaistuga on tal kõik korras, keha töötab, siis ta väga aeglaselt nagu tuleb kaasa. Ta tahab kontrollida erinevaid asju, ta testib. Ja mis on, mida Jung rõhutab, ongi esimene asi ongi see, kas mees on emotsionaalselt nagu selles mõttes, kas temaga tekib emotsionaalne side. Sest see on naise tugev külg ja see on tingitud, miks sisemine naine on seotud emotsioonide ja intuitsiooniga ja sisemine mees on seotud, ütleme seal mõtlemise ja meeltetajuga, eks ole, Jungil.
tal on 4 psüühilist funktsiooni seal. Tähendab intuitsioon, mõtlemine, tunded ja meeleaistingud. Ja miks nad on niimoodi jaotunud? Et miks naises on need mehelikud omadused alateadvuses ja mehel on need naiselikud omadused alateadvuses siis sisemise naisena või naises sisemise mehena. Aga see on kultuuri eripära. Kultuur on kogu aeg maast madalast nii-öelda premeerinud mehes neid mehelikke omadusi. Mitte neid naiselikke. Naised on jäänud lihtsalt vajunud sinna alateadvusse ära kuskil. Ja naises vastupidi. Ütleme patriarhaalne kultuur ja selline välisele maailmale suunatud. Võib-olla hõimurahvastel on natuke teistmoodi need kõik need arhetüübid. Ja nende maailma kirjeldus on teistsugune. See tegelikkuse kirjeldus, mis meil on siin selline ütleme niimoodi mehhanistlik. Kogu see Hardo Pajula tähenduse teejuhid, mis on seal välja tulnud, ta ju tutvustab seal neid uue paradigma mõtlejaid, kes just nimelt kritiseerivad seda, et mis on selle maailma põhiprobleem. See on valgustusest alguse saanud mehhanistlik maailmavaade, materialistlik, mehhanistlik, lame. Kogu see müütiline arhetüüpne osa on ära lõigatud. Ja inimesed ongi seal pisikeses puuris, vangis nii-öelda. Ja loomulikult nad lähevad seal hulluks ja stress ja depressioon ja nad hakkavad tegema igasugused hullusi, eks ole, projitseerides välja vaenlase kujusid ja nii edasi. Ja see sai, valgustus ise oli väga progressiivne nähtus, sest et tolleks ajaks katoliku kirik oli ka kunagi jäigastunud niimoodi ja vaim vajas nagu ka ratsionaalsus vajas nagu õhku hingamise ruumi. Ja see pani alguse siis teadusele, küll kahjuks anorgaanilisele teadusele, sest senine teadus oli sisemine teadus, esoteeriline, orgaaniline teadus, hõimurahvastel näiteks. Ja selle tulemusel siis inimkond käis nagu alla. Ja nüüd need uued mõtlejad, nemad nimetavad ennast kohati gnostikuteks, metafüüsikuteks, müstikuteks. Sest neil on käepärast müstiline kogemus. Psühhoteelikumid. See on kõigile praegu, eks ole, ligipääsetavad. Kas või mitteametlikult, kus ametlikult, kus mitteametlikult. Ja nad saavad sealt selle hõimurahvaste tarkade taimede ja värgi, eks ole, kätte. Ja siis pole ime, et nende maailmavaade on hoopis teine. Ja nüüd see uus arhetüüpne maailmavaadega, ütleme filosoofilise mõtlemise eesliinil tuleb peale lihtsalt sealt kaudu. Nad on nagu uued jungid, eks ole, kõik need Richard Tarnased ja Jordan Petersonid ja Paul Kingsnortid ja kes seal on, eks ole, Rupert Sheldrake, eks ole, ja kes on nagu põlu all akadeemilise teaduse poolt nagu kõrvale lükatud ja niimoodi nagu välja visatud oma kogukonnast, aga nemad on need uue aja nii-öelda prohvetid praegu. Ja selles mõttes meie intellektuaalne eliit tänu Hardo Pajula sellisele formaadil on väga head tööd teinud oma saadetes ja ajalehe numbrites, eks ole. Mina olen sealt kohutavalt palju saanud. Paar korda ka ise seal esinenud, aga see on täitsa olemas. Nii et mehe ja naise juurde tagasi tulles, jah. Nii et naine testib ja ta testib meest ka hiljem. Kui sa elad juba kooselus, siis ta tahab näha, kas sa oled emotsionaalselt stabiilne. Naine vajab mõnikord, nagu ta vajab verepuhastust, eks ole, ta vajab ka aadrilaskmist, ta vajab ka psüühilist puhastust. Naine on kaootiline, tal puudub see kese, mis on mehel, ta on see Shakti energia, mis seal ümber Shiva, eks ole, tiirutab kogu aeg. Ja siis ta sellega alateadlikult testib meest, tal tuleb mingid emotsionaalsed hood peale ja nii edasi. Et kas mees jääb sinna keskmesse või ta ei ole õige mees, ta hakkab vastu karjuma ja kärkima ja nii edasi, eks ole, ja ongi läbi kukkunud, eks ole ju. Et sellist meest ei saa tõsiselt võtta. See on üks, ütleme 10 erinevast sellisest võib-olla tunnusest, mille järgi naine instinktiivselt testib meest.
et kas ta jääb temaga või ei jää, kas ta läheb temaga koos sügavusse või ei lähe, eks ole. nii et see on see erinevus. kuid mehed langevad palju kergemini väidetamisi siis selle sisemise, see sisemine naine on nagu täiuslik naine. Ja see sisemine mees on naises nagu täiuslik mees, mida inimkond on siis aastatuhandete või kümnete tuhandetega, eks ole, sadade tuhandetega nagu välja peilinud. Mehed ei nuta ja noh, naised istuvad jalad koos ja no kuidas maast madalast hakatakse ju meid õpetama, et no see on tegelikult väga tabav, mehed ei nuta. Sest seal on ka selline reegel näiteks, vähemalt mingites, seal on muidugi ei tohi segi ajada nüüd sellise tõsisema kooselu ja samal ajal ka sellise suhte loomise ja võrgutamise. Machiavelli on põhiline, seal on üleni võrgutamise kunst, eks ole, hästi võimas. Aga näiteks mingis faasis on niimoodi, et kui me räägime nüüd sellest nutmisest, siis mehed ei tohiks oma haavatavust avada nii-öelda lõpuni, vaid ainult selles osas, millest ta on selle integreerinud. Mees ei tohi ennast kaotada mingisugusesse nuttu naise rinnale, eks ole, siis ta ei ole enam mees, siis ta on mingi poeg. Ja naine seda instinktiivselt tajub. Ja seal tekib juba esimene miinus nii-öelda, üks nendest. Aga need osad, mis mees on integreerinud või kus ta on integreerimise piiril, see on väga hea näitaja. Ahah, mees tegeleb, ta läheb sügavuti, ta tuleb toime, ta on võitnud mingid teemonid juba seal, eks ole. Ta on selles mõttes turvaline. Ta on võimeline mind kaitsma, eks ole, ka psüühiliselt, mitte ainult väliselt, eks ole, ja nii edasi. Nii et kuna meeste projektsioon on siis nagu tavalisem, siis kuna mees tunneb ennast vähem, tunneb naist vähem kui naine meest, siis seal on suured tragöödiad. Kui see projektsioon kokku kukub, kui armumine saab läbi, siis selgub, et sa oled hoopis mingi teine inimene, sa oled mind petnud. Aga tegelikult keegi ei petnud kedagi. Ja nüüd mida toob Paramahansa Yogananda juurde? Nagu mis on ka kristluses religioonides, seal peab olema ka kolmas isik. Jumal peab olema seal. See pakti, eks ole, see andunud pühendumine Jumalaga, see on, Jumal on alati kõige tähtsam. Piibel ütleb niimoodi, et mees on naise pea, kui Jumal on mehe pea. No ta niimoodi ütleb, et Jumal on mehe pea, mees on naise pea ja Jumal on mehe pea. Aga mina ütlen seda niimoodi, mees saab naise pea olla ainult sel juhul, kui Jumal on mehe pea. Kui Jumal ei ole mehe pea, siis on mingid naise pead sealt ei tule. Ja naine vajab, et instinktiivselt, arhetüüpselt, Jungi jutlused on täis seda. Ta vajab, et mees oleks see pea, kellega saab ennast vabaks lasta. Naine ei suuda nii paljud asjadest vastutada, ta läheb pingesse lihtsalt selles maailmas. Aga kui ta leiab sellise mehe, kellest ta kogeb seda turvalisust ja siis ta saab ennast lõdvestada. Ja siis ta saab anda kõik. Ja see on ka huvitav, ma kuulasin just eile ühte, et kui mees intiimses suhtes juba tähendab, et kui mees annab talle ka intiimselt kõike, mis tal on, mitte ta ei takista seda, ei hoidu nii-öelda, siis naine, see ainevahetus, mis seal tekib, see on täiesti metsik. Et need kunagi teadlased imestasid, et mis jama see on, et mehes on nii palju mingeid naiselikke rakke nagu. Et kas see on äkki poeg sündis või sellest või, aga ka nendes naistest, kes ei olnud üldse sünnitanud või ei olnud poegi sünnitanud, sama värk. Siis nad said aru, et see on mehest tulnud ja naine säilitab seda kui sellist pagasit, mis on väga väärtuslik, energeetiliselt väga väärtuslik, eks ole. Ja siis nüüd ongi see, et kuidas siis naine mehele selle tagasi annab. Öeldakse, et vägevate meeste taga on vägevad naised. Aga mis mõttes vägevad naised? Aga selles mõttes, et mees on andnud neile seda geneetilist materjali, eks ole. Ja naine on selle nagu ära seedinud, endasse vastu võtnud ja nüüd selle rafineerinud või kristalliseerinud selleks psüühikaks, selleks andunud ja austavaks psüühikaks, mida ta nüüd mehele annab 10-kordselt tagasi. Et sealt tuleb see vägev naine. Ilma selleta, kui naisel seda ei ole, ta pole mingi vägev naine.
ta on näljas, tal ei ole seda geneetilist. Juttu kuulates nagu mõtle tänapäeva selle ühiskonnale ja noorte kultuurile ja need ühe öö suhted ja mingid siuksed teemad, et tegelikult päris karm ju. No selles mõttes küll jah, et esiteks see ühekordsus ja teiseks võib-olla ka hoidumine ja nii edasi. Et ilmselt küll jah. Seal ju keegi ei mõtle mingi energeetika ja selliste asjade peale, et jah, praegu samas jällegi kultuuri eesliin liigub tagasi sinna ja edasi sinna, ütleme niimoodi. Ja muidugi need jutlused erinevad siin aitavad sellele tohutult kaasa, nad on ka selles mõttes kultuuri eesliin. Ütleme, Jungi jutlused ju kaasavad ka kõige kaasaegsemad teadusuuringuid. Need pannakse ka sinna kõik otsa, mis kinnitavad seda. Või mis täiendavad seda. See ei ole ainult see, mida Jung teadis. Tollel ei olnud sellist teadust üldse, mida on võimalik täna teada. Nii et AI võtab selle ka kõik välja ja paneb sinna täiega. Nii et see on siuke kuradi kahuripauk, et kukud kohe algul pikali ja mõned jutlused on niivõrd valusad sinu enda haavade suhtes. Sa tunned, et sa ei saa lugeda neid, sul hakkab nii paganama valus, eks ole ju. See jätab pooleli. Seedid, eks ole, võib-olla hiljem oled valmis. Ja see näitab, kui tõsine on see arhetüüpne tasand. Jung ütleb, et tavainimene ei karda mitte midagi rohkemat kui oma hinge. Kontakti oma hingega, oma autentsusega, oma arhetüüpse autentsusega. See on kohutav teemon. Tuleb olla sellises pealispindses mugavustsoonis, kus kõik on kontrolli all. Ja nüüd ongi niimoodi, maailm on kontrolli alt täiesti väljas. See on alateadus. See on meie hing, meie kollektiivne alateadus. Mis näitab meile, et me ei saa teda kontrollida, kui me ennast ei kontrolli. Aga enda kontroll on selles mõttes, et sa tajud, kuhu elu voolab. Ja ei aseta sinna tõkkeid igale poole, ei ehita tamme vahele. See on see voog, eks ole. See on see tõeline, toimimatu toimimine nii-öelda. Kus sa tajud ära, mida sa pead järgmisel hetkel tegema. Sul ei ole mingeid plaane 10 aastat ette ja sa ei tea, mida sa järgmisel hetkel teed. Impulss tuleb, sa teed. Aga sa teed seda teadvel olles samal ajal, kohal olles, teadvel olles. Et sa ei tee seda pimedal. Jung ütleb ka, et ega inimene ei saa enne vastutust võtta, tõelist vastutust, kui ta pole oma varju piisavalt integreerinud. Kui ta ei ole näinud oma haavatavust, oma traumeeritust, mida ta varem projitseeris välja. Ja muidugi kristlus on siin väga pika vinnaga. Et kui küsib seal keegi Jeesusest, et aga mitu korda ma pean oma vennale siis nagu andestama, kas 7 korda? Milline oli vastus? Jeesuse vastus. Ma küsin sinult. Mina ei tea. Ei, mitte 7 korda, 70 korda, 7 korda. Jällegi mõtled, et on alles pikad juhtmed. Kui palju kordi ma pean kurja tegema inimestele, et mul hakkab lõpuks valus. Ja siit peale ma ei tee enam seda, vähemalt ma teen seda teadlikult vähem. Ma võin veel alateadlikult teha jah, mitmeid kordi, eks ole. Võib-olla tõesti 7 korda, enne kui ma taipan. Ja siis on sellega lõpp, siis on stopp. Et ma olen sellise ühtsuse juba saavutanud, mul on selline universaalne kaastunne, mida budist nimetab suureks kaastunneks, eks ole, et ma lihtsalt ei saa seda enam teha. See on nagu ma hävitaks iseennast lihtsalt. Ja seal tekib ka see läbinägelikkus juba, inimene võib olla ükskõik, hingeline inimene, ta võib olla ükskõik. Ja ma ei tea, kuidas on seos hingetute inimestega. Ilmselt see kaastunne lõpuks hakkab ka sinna levima, kui ta ei ole juba levinud. Vähemalt vabaduse õpetustest, Antero Pebre jutlustest ma olen välja lugenud, et kui me räägime reptiloididest, anunakidest, eks ole. Et nemad keerasid tuksi oma sideme algallikaga mingite teaduslike katsetustega, geneetiliste mingite katsetega ja hävitasid oma jumala geeni nii-öelda ära ja et ellu jääda tuli hakata parasiteerima kuidagi teistel rassidel, kellel on see olemas, eks ole. Et see ju väärib kaastunnet. Nad ei ole ju pahad, neil ei ole valikut, et olla olemas olenditena, entiteetidena, eks ole. Ja siis need jutud, et kes siis on selle galaktilise konföderatsiooniga ühinenud ja kes ei ole, et osa reptiloidid nagu on ja osa nagu ei ole või ütleme, draakod ja teised seal. Et mis energeetika seal siis on, nii et
ja kristluses see väljendub nüüd sellega, osa kristlike teoloogiad ütleb, et ka saatan saab lunastatud lõpuks. Uues testamendis me seda veel ei näe. Kui Jeesus kõrbes kohtab saatan, eks sellest ütleb tagane minust saatan, eks ole. Et seal ei ole mingit siukest. Sa tuled mind siin oma tegelikkuse kirjeldusega, eks ole, ahvatlema, nii-öelda hüpnotiseerima, pakkuma välist sisemise asemel, eks ole, võimu, rikkust, eks ole, kõike seda. Noh, ida budismis ja mujal hinduismis on siis need erootilised ahvatlused veel on väga oluline, eks ole, aste, kus siis adept nagu proovile pannakse. Et kuidas ta oma seksuaalenergiaga ümber käib ja palju seda juba valitseb, palju seda on suutnud nii-öelda sublimeerida või transmuteerida, nagu Paramahansa Yogananda ütleb. Ja see on see mehe ja naise erinevus ja arhetüüpika, nii nagu mina sellest praegu aru saan, mida on hea teada minu meelest. Ja kuna see jällegi tuli väga kontsentreeritult, noh siis jällegi saab seda seedida. Kas või 10 aastat. 10 aasta pärast mingi seos alles, noh, jõuab perale. Seal oli juttu sellest. Ta jääb algul alateadusse. Nii, mis meil järgmine teeme? Või tahtsid sa midagi ise ka selle kohta öelda? Mis mõttes sul tekkis? Mina, kui ma natuke uurimistööd tegin, et mis seal mehe naise suhetes need arhetüübid on, et anima, animus, vari, ema, isa, sisemine abielu. Ja. Nii põnev teema ja siis veel hakata uurima, mida miski tähendab ja mõelda nagu enda elus, siis tagantjärgi nendele olukordadele, kuidas kõik need toimunud on, et päris põnev on ju. Tagantjärgi põnev, jah? Jah. Hetkes olles ma juba päris meid pikki aastaid siin olen nagu teadvel olnud selles suhtes nende arhetüüpidega, et sa isegi natuke punastasid praegu. Päristu, mul ongi punased põsed. Jaa, võta mõnda asja me saame, ma ei saa mõelda, et kui ma oleks neid asju teadnud 30-40 aastat tagasi, noh, omast arust ma teadsin mingeid asju, aga ma ei teadnud neid niimoodi või kas ma siis ei taibanud või. Et minu elu oleks olnud hoopis teistsugune. Ma vähemalt loodan, et oleks olnud. Et mul on noh, igal ühel on vaata mingid nõrgad valdkonnad ja tugevad valdkonnad, eks ole. Ja need puudutavad just neid nõrku läbitöötamata integreerimata valdkondi. Mis on see sinu kõige nõrgem koht, kus sa pidevalt ebaõnnestud? Ja mingi teine koht sul võib väga tugev olla, eks ole. Ja no üldine ideoloogia ongi see, et noh, ärge liiga palju nende nõrkade, tähendab, ärge hakake tugevdama nõrku kohti. Vaid tehke ära see miinimum, et te päris auku ei kuku kogu aeg. Ja pühenduge ikkagi oma tugevatele külgedele, mis on teie anded ja kutsumused ja võimed. Seal te saate geenuseks, seal te saate jumalaks nii-öelda. Aga teiselt poolt Jungi õpetus on terviklikkus õpetus. Et kui me integreerime need erinevad arhetüüpe, me võidame nagu alateaduselt teadusele maad. Ja saame teadlikumaks, meie mänguväli on suurem, meie kogemuslikkus on avaram. Meil on palju rohkem sünkroonsusi. Seal üks jutlus ütleb, et individuatsiooni protsessis oleval inimesel on kuskilt 10 korda rohkem sünkroonsusi kui selle, kes on alles seal egos või persoonas, kes ei integreeri veel oma, vari on esimene asi, eks ole. No ei saaks öelda, et ta on esimene asi, ta võib olla animus võib olla täitsa esimene asi. Ja seal tegelikult tuleb see vari välja. Ma pidin korra vaatama, anima on mees, anima on hing. Sisemist naist partnerile. Anima on hing, mis on mehes ja sisemine naine. Ja siis naine projitseerib oma sisemist meest. Ei, see peaks olema vastupidi, animus on vaim. See on sisemine mees, sul on seal teistpidi või? Äkki ma eksin? Mul on niipidi, jah. Siis on vari, partneris nähakse oma varjatud külgi, tekivad konfliktid ja kasvuvõimalused. Siis on see ema-isa arhetüübid. Suhe võib langeda lapse vanema mustrisse. Ja siis viimane on sisemine abielu. Küps suhe võimalik alles siis, kui mõlemad on sisemiselt terviklikumad. Ja. Aga see animus oli niipidi, et anima mees projitseerib oma sisemist naist partnerile. Vajab anima integreerimist. Ja mees vajab anima integreerimist, täpselt sisemis naise integreerimist.
mis on kultuuri poolt temast alla surutud. ja animuse juures on see, et vajab animuse läbivalgustamist. No mõlemad vajavad selles mõttes läbivalgustamist, aga kuna animus on nagu vaim, mehelik, sisemine mees. Siin ongi vaata, mul tekib see seos siin tekib see küsimus, eks ole, et kas mees ja naine on siin kuidagi ebavõrdsed siis või? Et kas mees on vaimsem kui ja naine on hingelisem. Et nii ta võibki tõepoolest olla. Mees on filosoofilisem, mees on metafüüsilisem. Naine on maisem, konkreetsem, sest ta sünnitab siia järglaskonda, eks ole, see on juba bioloogiliselt ette nähtud. Et ta on nagu rohkem kodukeskne ja perekeskne ja see värk. Ja tal ei ole aega tegeleda siin mingite, ma ei tea, mis asjadega. Samas on olemas need suured emad ja suured isad, eks ole. Arhetüübid, mis on kosmogoonia, kosmoloogia, eks ole, samamoodi ka naisel. Millest ka Paramahansa Yogananda räägib, et seal on ka suur ema, mitte suur isa. Ja tegelikult ju osa metafüüsikates hinduismis on ikkagi ka ju niimoodi, et see minu meelest see tühjus või see vormitu, see on naiselik, sest ta sünnitab vormi. Ja see vorm võib siis omakorda olla mehelik ja naiselik. Vaata Hiina metafüüsikus on ka niimoodi, et kõigepealt on see wuxi, see tühjus. Ja siis sellest tekib see tai chi ehk yin ja yang, 2. Ja nendest tekib siis 5 stiihjat vist oli, jah? Need elemendid seal tuli, vesi ja kõik see. Ja nendest stiihjatest omakorda tekib must miljon, must 1000 vormi. Et selline astme, 4 astmeline, eks ole, kuidas vorm tekib järk-järgult. Ütleme sisemine püha abielu, jah. See on jah, 2 tervikliku inimese või parajasti terviklikuks saava inimese. Jungil on 2 versiooni seal. Üks on nüüd see, kus me projitseerime teineteisele oma need sisemised ja läheme nagu õnge. Ja nüüd edasi, see ei tähenda, et kõik need suhted lähevad nässu, vaid nüüd algab varjutöö kuskilt peale. Me mõlemad oleme haavatud, eks ole, me mõlemad võib-olla algul projitseerime teineteisele. Ja kui me nüüd saame võib-olla terapeudilt või eriti jungiaanlikult terapeudilt, saame nagu nõu, arhetüüpset nõu nii-öelda, siis me hakkame sellega tööd tegema. Ja võib-olla me ei olegi nii andetud ja võimetud. Võib-olla meil on antud ikkagi läbi murda sellest hingepimedast tööst, mis me vahele tekib, eks ole, koos siis selle abiga. Ja sealt tekib siis see tõeline armastus, kus me hakkame teist inimest nägema sellise, nagu ta tegelikult on. Kõigi oma haavade ja potentsiaalidega. Ja mul on olnud selline armastuse definitsioon sellega seoses. Et armastus on imetluse ja kaastunde sulam või ühtsus. Nii et kui ma hakkan tõeliselt teist inimest nägema, siis on mingid asjad, mida ma imetlen, ma jäängi imetlema temas. Ma ikkagi, igalt inimesel on mingid anded, eks ole. Seal oleneb muidugi ka tasandist. Me leiame ikka oma tasandi inimesi, ütleme, kui integreerunud me oleme. Võimalik, et on ka sellised paarid, kellel ei ole mingeid andeid veel üldse ilmnenudki. Öeldakse, et anded Ossol seal hakkavad ilmnema seal 7-aastased tsüklid, eks ole, oli jutust meie seal kogukonnas, et siis antakse juba mingid nimed seal noorukile 14 aastalt, on näha, et tal on mingi suund, eks ole, kus ta võiks saada nagu meistriks. Aga võib-olla palju on massikultuuris ka neid inimesi, kes elu lõpuni ei leia mitte mingit, nad lihtsalt kordavad ja korrutavad ja teevad mehaaniliselt oma asju. Ja seal on muidugi raskem. Seal on siis vaja instinktiivset sobivust, mida ma mainisin. Võib-olla on instinkt, sest need loomalikud inimesed siuksed hästi klapivad, nagu nad tunnevad instinktiivselt ära enda oma ja sellest piisab. Ei ole seal vaja mingit emotsionaalset, ma ei tea, sidet või mingit vaimset sidet veel. Täitsa saab ära ajada. Ja teine versioon on see, kui kohtavad nüüd 2 küpsed, kaksikleek nii-öelda. Mina olen ka mõelda, et see on selline mütoloogeem, eks ole, palju seal tegelikult psühholoogilist alust on, aga huvitaval kombel Paramahansa Yogananda ka jutustab seda. Ta on
väga suur müstik. Väga võimsad kogemused olnud erinevates maailmades ja erinevatel tasanditel ja kõik see, et tõepoolest ütleb, et see on olemas ka see universumis, et on noh, nii-öelda see kaksikleek, et siis ja siis toimub see kasvamine mõlemalt poolt ja kui me hakkame jõudma sinna terviklikkuse mingile tasandile, siis hakkavad tekkima mingid signaalid juba. Me hakkame unes nägema võib-olla või juhuslikult kohtume seal kellegagi või. Ja seal ei ole enam sellist metsikut varjude projitseerimiste värk, et inimesed on selle võrra küpsed juba. Ja Jungil on ka see, et küpsevadki juba 2 lihtsalt valmis osapoolt, kes ei ole enam poolikud, vaid on tervikud. Ja kes hakkavad nüüd lihtsalt koos kasvama. Yoganandal on kuni selleni välja, et ka postuumselt tähendab, nad loovad sellise sideme läbi paljude elude, et nad tirivad üksteist ka reinkarnatsiooni ringist välja. Et kui üks hakkab nagu kinni jääma, siis teine tõmbab ta välja lihtsalt, kes on parajasti eespool. Et see mind eriti liigutas, see oli väga liigutav moment. Et ka selline kosmiline võimalus on olemas. Ja kui nad jõuavad sinna nii-öelda Brahmanisse, nad on ikkagi entiteedid, nad on ühtne kahepoolusel entiteed. Nad ei lagune laiali, nad ei lahusta ära, vaid vaim. Ja see on nüüd siin on nüüd 2 mudelit jällegi. Klassikalises Vedantas, selles igavikulises filosoofias, filosoofia perennis, eks ole, Aldous Huxley'l on ilmunud ka eesti keeles raamat igavene või igavikuline filosoofia. Seal on niimoodi, et Atman eraldub Brahmanist ja siis pöördub sinna tagasi, lahustub tagasi ära. Kinnine tsükkel. See tsükkel võib olla väga pikk muidugi, 1 000 000 elu, nagu Paramahansa Yogananda ütleb. Aga nüüd on mõned müstikud on siin edasi läinud, näiteks Sri Aurobindo leidis, et see ei ole kinnine tsükkel, see on spiraal. Ja Jungil on ka individuatsioon on lõputu, ei ole kuskil lõpp, kuhu me jõuame ja siis kõik lõpeb ja algab algusest peale uuesti. Ei, tähendab vaim, kui ta tuleb vormi, tema loovus on lõputu. Ja ta ise ka ei tea ette ja aima, mis seal kõik tuleb. Mitte et meie ei tea. Muidugi inimesed, kes on väga kõrgetele tasemetele jõudnud siin, ütlevad, et kõik on nagu ette teada, aga võib-olla see on kuhugi maani siis. Et ma tundsingi mingit lõppseisundit, ma olingi seal. Nagu Sandra Lange rääkis mulle, eks ole, ja teistele. Ma olingi seal, kõik oli juba. Aga nüüd ka Ken Wilber siis, kes on nagu Aurobindo õpilane ühtpidi ja teiselt poolt Hegel, eks ole, võttis ka selle üle, et see spiraal on lõputu. Kuigi me teame ainult kuhugi maani. Me teame ainult praegu kõige kõrgema müstitsismi tasandini, kuhu inimkond on arenenud, kuhu tema kõige väljapaistvad müstikud on jõudnud. Ja ta nimetab seda, seal on niimoodi, et looduslik müstitsism on kõige all, see on siis šamanism, eks ole. Need targad taimed ja kõik see värk. Siis on see jumalik müstitsism, tema hierarhias, kus on jumala kujud, kuni siis alguse polüteism, siis monoteism. Siis tuleb see vormitu müstitsism, kus meie identiteet on puhtas teaduses, vormituses, selles vaatlejas, lihtsalt selles tunnistajas, mida Ken Wilber nimetab siis absoluutne subjekt, mis kõike näeb, kõike peegeldab, see on nagu puhas peegel taga kogu aeg. Aga sealt tuleb veel edasi, ta nimetab seda mitteduaalne müstitsism, kus kuidagi see vorm ja vormitus on nagu ühendatud. Ja ta toetub minu meelest seal südame suutrale, kus on selline sentence. Tühjus on vorm ja vorm on tühjus. Või ütlen pikemalt, tühjus pole mitte midagi muud kui vorm ja vorm pole mitte midagi muud kui tühjus. Et üks ei saa olla ilma teiseta. See on väga raske taibata, eks ju. Aga see on olemas. See on müstitsismi kõige kõrgem tasand, mida praegu tuntakse, ma tahtsin seda lihtsalt öelda. Sealt minnakse edasi. Me ei tea kuhu. Aga me ei tea kuhu. Nii et see on väga lootusrikas, see on väga põnev. Et see vaimu
kuidas see Hegelil oli, vaimu fenomenoloogia, jah, on tal siuke põhiteos. Et algul vaim, noh tal on ka siuke vedantalik värk, ta võttis just sealt, et algul vaim võõrandub nagu looduseks, siis ta hakkab seal nagu ärkama eneseteadlikkusele, kuni jõuab lõpuks valgustunud filosoofis ehk Hegelis uuesti sinna lõppu välja tagasi. Mul jäi hästi praegu pähe see suhte teemas, et ei ole see üks pool ja teine pool, vaid on üks tervik ja teine tervik. Ja. Kui ma uurisin siin natuke selle teema kohta, siis see AI andis mulle siia huvitavaid lauseid selle mehe-naise suhte arhetüüpikas seal Jungi jutluste valgusel, et paarisuhe ei ole ainult kahe inimese lugu. Suhe on kohtumine hinge sügavustega. Armumine on sageli arhetüüpne pimestus. Ja, väga hea, huvitav kujund. Tõeline armastus algab siis, kui projektsioonid kukuvad maha. Just. Suhete eesmärk on mitte ainult õnn, vaid transformatsioon. Ja, koos kasvama. Transformatsioon. Ja partner on peegel, mis näitab meile oma hinge. Just, väga taba. Partnerid seal peegelduvad teineteist, mitte ei täida tühikuid. Vaata, arhetüüpne inimene, ta on puhas peegel, ta ei ole selline määrdunud peegel. No see kujund on igal pool, et kas see peeglis annane teadvus, tarkus, et kas see peegel on veel meeleplekid, eks ole, on seal peal. Või siis need meeleplekid on nagu ära puhastatud, siis ta on puhas peegel. Ja ta on objektiivne. Sa lihtsalt põrkud sinna vastu. Ütleme, mida määritum sa oled, sa põrkud vastu seda lihtsalt. Ja sa põrkud eemale, sa põgened sealt, eks ole. Sest see on nii valus mõnikord, kui see vahe on nii suur alles selle puhtuse ja sinu selle määrituse vahel, siis loomulikult sa põgened. Ja hing ongi autentsus, üks siuke väide või lausung on Jungi jutluses. Hing ise ongi arhetüüpne autentsus. Ja kui sa kohtud hingega selle puhtal kujul, inimese kujul, vaata inimene võib ka olla arhetüüp. Tavaliselt me projitseerime, loome iidoleid, loome armastatuid. Meile tundub, et ta on arhetüüp. Ja pärast see kukub kokku, eks ole. Aga inimene, kes on saavutanud sellise terviklikkuse, ta ongi puhas arhetüüp. Ta ei olegi selles mõttes enam inimene, ta on inimkonna väärtuste kvintessents, kõige kõrgema arengutasandi kvintessents, mis äkki on meil puhta peeglina ees. Ja sellisena muidugi, kes selle välja kannatavad, tohutult transformeerib. Me räägime sellest, et pühaku seltskonnas, ütleme seal juba energeetika on siuke, et ma lõdvestun ja kuidagi puhastun iseenesest juba hästi leebelt niimoodi ja ei peagi mitte midagi ütlema, ma olen selles energias lihtsalt istun seal tema satsang, eks ole, ma istun seal tema jalge ees ja mida kauem saan istuda, seda parem, eks ole. ja sellest tekib ka see sõltuvus. Miks nii paljud käisid pidevalt seal Satya Sai Baba juures, eks ole ju. Sest et see oli midagi nii võimsat, et sa mõne minuti või tunniga seal täitsa lahustusid ära, eks ole. Said sellise, seal toimub see teadusülekanne, eks ole, energiaülekanne, kõik see. Jung on ka kirjutanud, tal oli üks artikkel, ma tõlkisin ida meditatsiooni psühholoogiast. Ja seal on selline lugu, kus üks joogi teostab teadusülekande mingi kohaliku vürstiriigi, ma ei tea, kuningannale või printsessile. Viib ta sinna nii-öelda puhtale maale. Et ta kogeks, seal oli kõik oli ju, budistlik religioossus, eks ole, et ta andis selle kogemuse talle ette ära, et ta nagu liiguks selle poole, et see on reaalselt olemas. Mitte ainult, et usub, vaid andaks nagu avansiks oleks see kogemus, eks ole, nii nagu loodusrahvastel targad taimed seda teevad. Ja ta viis ta sinna mingiks ajaks, eks ole, ja ta koges seda puhast maad, seda paradiisi, mis see on hoopis midagi muud, see on kujuteltamatu asi, kuidas me seal olen, eks ole. Ja budismis ongi ju niimoodi, et enne nirvaanat, kus ma täielikult nagu, nirvaana tähendab nagu kustumist, ma ei oska nüüd kommenteerida, et kas see kustub siis meile teada olevatele tasanditele, sealt tuleb mingi järgmine tasand või see on mingi lõplik kinnine tsükkel. Enne seda on puhtad maad. Ja see Tiibeti 5 meditatsiooni Buddha mandala, seal on, eks ole, mis on Tiibeti surnute raamatu alus.
seal ongi keskel on see nagu puhta teadvuse nii-öelda Buda ja siis on need 4 puhast maad seal 4 ilmakaares. nii et sinna liigub ka siis see lähisuhe oma müstilistel tasanditel. Kusjuures me hakkame tajuma ka seda materiaalset maailma puhta maana. Täiuslikuna. Ja Paramahansa ütleb ka, et ega me ei taju seal enam teist inimest sellise füüsilise kehana. Me tajume teda mingisuguse energeetilise kiirguse sära kontiinumiga. Ja muidugi, mis on meie järgmine aste lähisuhtes on loomulikult hingeline ühtesulamine. Mitte kehaline, vaid hingeline. Et see on see töö, et saavutada see vastastikune hing on põhjatu. Oma autentsuses on põhjatu vara, et nii-öelda. Ja see põhjatu minek vastastikku sellesse hingelisse ühinemisse. Et see on võib-olla mõistetav, ütleme eesliinile praegu ja eesmärk, millele tasuks keskenduda, kui me loome suhteid. Põnev. Meil on siin veel üks siukene punkt lõpus nagu harimatus kui teadmiste puudumine. Jaa. Siin on selline kujund, mida ka Marx kasutab, see on võib-olla antiigist kuskilt toetudes hiiglaste õlgadele. Luua toetudes hiiglaste õlgadele, nendel, kes on varem loonud. Ja mille poolest inimene loomast erineb. Primaatidel on ka juba oma mingi kultuur nii-öelda tekkinud, meemid nii-öelda, mida pärandatakse, mitte geneetiliselt, vaid ka kuidagi väliselt. Et see on kumuleerunud kultuurikogemus, mida me anname edasi põlvest põlve. Eeskätt välisel kujul läbi, eks ole, ürikute ja kirjanduse ja muude vormide, aga see on ka kuskil kroonikates seal Hyperboreas. Et see on Tiibetis on eraldi mõiste selle jaoks, et see tarkus nii-öelda Kali-Yuga aegadel nii-öelda läheb sinna ära. Ja siis jälle, kui vibratsioon hakkab tõusma, siis pühakud ja valgustunud saavad selle sealt uuesti kätte, toovad uuesti nagu sõnastatud maa peal, kuigi ürikuid enam ei ole materiaalsel kujul. Et ei pea otsima neid kuskilt koobastest, vaid nad on mentaalis olemas seal. Nii et see on see haritus ja need on need teadmised. Selleks ongi tõeline kool mõeldud. Et me ei pea hakkama siin ainult oma enda pisikese kogemuse põhjal õppima, mida teevad harimatud inimesed, mida ego arvab, et ta teab kõike, kuna tema on seda kogenud. Tal ei ole mingit seda hiiglaste õlgu nii all, tal on oma pisikesed kitsad õlad, eks ole. Mis siis pidevalt hakkavad korduma, nagu me rääkisime. Aga kui meil tekib see õpihimu, see uudishimu, kui me saame selle maitse suhu, kui rikas on maailmakultuur, nii oma filosoofias, müstisismis, kunstis, eks ole, ja nii edasi, siis me ainult sõõmaks seda ja kogu aeg integreerime endasse ka. See muutub ka meie endi tarkuseks. Et see ei ole teoreetiline teadmine, et see muutub ka osaks meie olemisest. Ja loomulikult me räägime eeskätt sellest, mida me veel ei ole, mida me võib-olla õpime või taotleme, eks ju. Sest et see, mida me oleme, sellest pole vaja rääkida, see on niikuinii juba tunnetatud. Et selles mõttes teadmised on esimene asi, et maast madalast. Need teadmised, mis aitavad kaasa meie kasvule, mitte meie orjastamisele või meie kinnimätsimisele kuidagi. Ja kui me vaatame hõimurahvaste, seal oli ju, kuidas see käis kõik, eks ole, seal samas praktilise elu käigus ja eraldi riitlustel veel ja rännakutel, taimerännakutel ja nii edasi seal. Pluss siis need sellised nagu see päikesetants on näiteks praegu näiteks, eks ole, seal minu mõttes Põhja-Ameerika kirdeosa või kelle seal on see, milles ka Rico osaleb. 3 eestlast on seal, see mitu aastat kordub see. Et see on ka väga selline ränk füüsiline väljakutse, mis tekitab psüühilisi transformatsioone.
et sa seal ilma joomata ja söömata seal oled köidetud mingi selle samba külge, eks ole, mingite haakidega läbi naha veel, läbi lihaste, eks ole. Ja siis sa seal liigud ja jooksed, eks ole, jälle. Vahepeal kukud üle kokku ja öösel saad magada, jah. Ja siis jälle järgmine päev, ma ei tea, mitu päeva see kestab seal see üks nii-öelda üks kursus. No me kasutame ka ikkagi, meil on olemas need deprivatsioonikambrid, eks ole, kus me hõljume selles soolavees, eks ole, pime, vaikus absoluutne või need tuulele, eks ole, maa-alune mingisugune katse, kus sa üksinduses ja seal on mingi valgus vist olemas, aga seal on vaikus ja vist paast ja mis seal on. Ka mingi siuke eraldi ekstreemne kogemus. Aga põhiline initsiatsioon, mida Jungi jutlused annavad, see on nii-öelda see jnana jooga. See on lihtsalt me vaatame ja loeme. Me ei pea isegi mediteerima. Lihtsalt korduvalt vaatame erinevaid videosid, vaatame 10 videot, veel ei ole midagi, eks ole, natuke. Huvitav on küll, võib-olla ei olegi, et arusaamatu, aga huvitav on. 50 videot vaatame ära. Siis hakkab midagi muutuma sees. Oot. Mingi isesuse kogemused hakkavad tulema sellised kummalised, mida varem pole kunagi olnud, eks ole. Mingi kuidagi varjutöös, mingi värk või iseenesest kuidagi niimoodi hakkab. See on lihtsalt sellest, et sa loeti lihtsalt Upanishade. Mitte midagi pole vaja, niikuinii tekib mingi meditatiivsus. Sa võtad uue materjali sisse, sa hakkad seda seedima ju. See ongi meditatsioon teatud mõttes. Sa ei pea alati kuskile puhtasse teadusse minna või jumala kujusse. Sa mediteerid lihtsalt selles uues materjalis, mis tundmatusest tuli. Kui põnev. Jah. Nii et Jungi jutlused on üks kõige lihtsamaid ja otsesemad teid. Ma ei ütle, et massidele jällegi ta ei ole eksoteeriline. Ta on siuke pool esoteeriline. Väga tõhus. Mul tundub. Kui nüüd kedagi huvitab, siis kus ta saab infot selle kohta? Eestikeelset infot? Kõigepealt ma seda oma Facebooki gruppides ütlen, mul on eraldi siuke grupp, seal küll Meta hakkas oma valitsema, ma tegin selle algul nagu privaatse grupina, sest hakkas suvaliselt sinna inimesi panema. Ja siis ma tõmbasin nagu natuke tagasi, aga sinna ma panen ka ikkagi jah. Selle lingi tähendab, mille nimi on siis Magisteerium Jungiana. Et ma ei tea, kas see nüüd tallinna keeles on nii perfektne, aga võib-olla peaks olema Magisteerium Jungianus meessoost, aga ja sellel lingil saate ühele platvormile, kus need on paarkümmend videot siis kokkuvõtete ja kommentaaridega ja saate ka täismahus kuulata. Ja panna endale arvutis, siis nagu ma ütlesin, tõlke peale, eestikeelse tõlke ja mobiilis võib ingliskeelse. Ja neid tuleb järjest juurde, mõnikord ma iga päev panen sinna midagi. Ja need on sellised paremad videod minu jaoks, sügavad, mis on olnud kõnekamad. Nii ütleme varjutööst, individuatsioonist, ka lähisuhtest ja nii edasi. Nii et kui me 100 videot oleme ära kuulanud, siis võib toimuda oluline selline pisike satori vähemalt, kui mitte suurem, eks ole. Et muud poltki vaja teha, lihtsalt põnev oli lugeda ja niimoodi unenäod võib-olla natuke muutuvad ja hakkab mingeid võimeid tekkima, sellised aistinguid. Maailm muutub kuidagi tähendusrikkamaks, kaunimaks, sünkroonsus loomulikult suureneb. Asjad hakkad rohkem olema. See mulle praegu hästi kuidagi ikka siin peas see, et sa mainisid seda, et kui sa seda uut infot, nagu kui sa selles uues infos oled, seda videot näiteks vaatad, kuulad, et see ongi see meditatiivne nagu seisund seal või sa oled nii sees selles. Jah, ma nüüd seedin seda natukene. See on muide, Tai Chi's on, seda nimetatakse nüüd see yin-yang märk, mis seal on, eks ole, Tai Chi märk. Et ta võib olla ühtepidi ja peegelpildis. Ja siis öeldakse niimoodi, et ühtepidi on ta siis nagu müstilise värava avanemine. Ja teistpidi on ta müstilise värava sulgemine. Et mis pidi sulle tundub, et nüüd panna, et mis on see avanemine, mis on see sulgemine. Kas avanemine on see, kus ma võtan tundmatut informatsiooni vastu. Ja mis tundub mulle,
mis vaimustab mind, mis puudutab, mina ei loe raamatuid, mis mind ei vaimusta, ma ikka röögin vaimustusest, kui ma ikka loen midagi, tähendab. See kuidagi läheb kokku minu unikaalse kasvumustriga. Ma niimoodi tõlgendan seda. Ma ei sunni end lugema raamatuid või neid raamatukohti. Ma loen siis paralleelis, kui ma mingid väiksed seemned sealt leian, eks ole, mis kuidagi puudutavad meid sügavalt, tähendusrikkad. Ja siis see sulgemine, see on siis see seedimine või. Ma sain selle sahmaka kätte. Rohkem mul praegu, ma ei suuda vastu võtta. See seedib seal. Mis sa siia lõppu vaatajatele, kuulajatele ütleksid? Kas mingi sõnum, mingi mõte, mingi soovitus? No ma ütleks, et kuulake jutlusi, ärge kuulake enam loenguid. Tänu IT-tehnoloogiatele YouTube'ile, eks ole, on need olemas siin erinevate autorite lõikes, neid tuleb järjest juurde. Et ei pea ainult Jungi jutlused. Ei pea ainult Jungi jutlusi, sest see rütm, ega siis, kui sa seal võrdled, ega siis Nietzsche nagu alla jää. Kuidagi omas laadist on omaette geenius jällegi ja Schopenhauer. Ja seal te satute ka väga sellistele delikaatsetele ja võib-olla jutlustele, mida ütleme avalikkuses sellisel kujul ei teata ega ei räägitagi üldse. Et te saate koolitada ka nii-öelda mingi sellise esoteerika liinis ennast. Aga miks avalikult ei teata, ei räägita? Ma ei tea, miks. Põhjus võib ongi see, et ei tea. Näiteks ütleme perenõustamine. No mis seal on? Seal on mingi imagoteraapia, eks ole, ja veel mingid asjad siuksed, aga nii palju, ma olen väga vähe kursis muidugi nendega, aga mulle tundub, võib-olla ainus erand on, ma jällegi siin mulle tundub, et on jungiaanlik psühhoteraapia. Et seal on ikka väga põhjalik 5-6 aastat koolitust, pluss siis neid, kuidas neid nimetatakse, isiklikke seansse on seal sadu, mis tuleb läbi teha, eks ole, oma varju ja kõige muu töös arhetüüpikas. Osa teraapiates ei ole sellist nõuet, et kuidas seda nimetatakse, mingi võõrsõna on veel, et sa pead ise tegema läbi neid teraapiaseansse seal teatud arvu. No holistikas on, Holistika Instituudis oli ka niimoodi, et seal oli ka ikkagi alguses juba teatud norme. Ja siis ongi niimoodi, et neid lihtsalt ei teata, neid ei liigu. Aga nüüd ütleme sellisel kujul internetis, kui te leiate neid, siis on täitsa olemas. Ja täitsa imestad, ma elu seeski poleks selle peale tulnud, eks ole. See sama näiteks, mis ma mainisin, et miks on vajalik see, et naise ja mehe nii-öelda nende essentside vahetamine toimuks. Et neid ei tõkestataks, eks ole, kunstlikult. Ja mida see naisega teeb ja mida see mehel annab, eks ole. Ma ei olnud sellest varem mitte midagi kuulnud. Et see oli siuke esoteeriline värk minu jaoks. Mis puudutab antud juhul lähisuhet. Nii et kuulake jutlusi ja looge mõttekodasid. Või ühinege. Just nimelt see tähendabki ühinege mõttekodadeks, te ei pea vahetult koos käima, võtke mingisugune platvorm privaatsem või üldisem, võtke Zoom kas või kui muud paremat ei ole hetkel. Ja regulaarselt, kord nädalas. Võite kutsuda külalisi, võite kutsuda mind ka algul või Angelat, eks ole. Võite panna ette teemasid, valmistate ette teemasid ja siis on siuke vaba arutelu, dialoog, õpite dialoogi, eks ole. Teete siukest jutupulga ringi nii-öelda ja mina teen, meil ei ole probleemi, meil on kõik suured dialoogi inimesed aga liiga palju kohati on vaikus, siis ma annan sõna lihtsalt, kes ei ole veel sõna võtnud, sest et mis tema nagu nädalaga on siis kogenud. Ja meil on suht ikkagi erudeeritud seltskond, et see ilmselt ei sobi kõigile. Aga kes tunneb, et teda siuke tähenduse teejuhtide tasemel asi nagu midagi sinnapoole, siis võite tulla proovida ka meil, eks ole, dialoogi klubis. Ja sulle võib kirjutada siis Facebooki emailile? Facebooki võib kirjutada, lihtsalt proovite korra.
või kui tal on ka mingi oma teema juba, me oleme kutsunud ka külalisi sinna, eks ole, oma teemadega. nii et tehke need mõttekojad ja siis laske nendel mõttekodadel kuidagi võrgustuda. Et ka nende vahel tekiksid mingisugused, eriti mingid, mitte ainult vaimse, vaid ka ütleme sotsiaalmajanduslikud teemad, eks ole. Mis puudutavad ka meie välist keskkonda, sest et maailm on praegu kaoses. Maailm ootab meie korrastavat kätt, nagu öeldakse. Aga enne me peame selle omavahel nagu selgeks tegema. Mitte, et me igaüks omaette niimoodi karjub kuskil, eks ole, nagu ulub ja kiristab hambaid, eks ole. Ja tegelikult ei teagi, mida siis üldse võiks teha. Ega üksi on siin väga raske midagi teha, eks ole, sest et see järjekord on väga võimas. Küll aga kui tekib selline loojate ühendumine läbi selle arhetüüpse nii-öelda koostöö, seal peaks olema kindlasti sakraalne mõõde ka tulema sisse. Ja sellega seoses ka postuumne mõõde, täna me selleni jõudnud. Postuumne mõõde peab kogu aeg olema, et meil ei ole mingit surmahirmu. Järgmises korraks. Ja niimoodi ja siis läheb asi väga põnevaks. Ja sellises klubis või mõtte, seal tekib uus kvaliteet kuskilt peale, mis on sünergia. Et 1+1 ei ole enam 2, vaid võib-olla 10. Ja teie areng kiireneb kordades tänu sellele. Te hakkate minema kanalitesse ühe kaupa ja koos. Nii et mingid uued dimensioonid tasapisi hakkad tulema. Lahe, põnev. Ma arvan ka. Aitäh, Peeter, et tulid. Aitäh, et kutsusid. Näeme siis järgmine kord ja siis juba postuumsetel teemadel. Jaa, võiks, see on põnev. Seal on ka Jung, sest Tiibeti surnute raamat oli Jungil üks kõige olulisemaid ürikuid. Nii kui see 1927 tõlgiti inglise keelde, nii see oli, ta sai sealt kontseptuaalseid asju ja ta sai sealt impulsse erinevaid. Nii et ta elu lõpuni tegeles sellega. Nii et kohtume siis järgmises osas. Tšau! Tšau!